Tere! Mina olen Jürgo Nooni ja olen Ristiku põhikooli tööõpetuse õpetaja. Tervist! Mina olen Vaur Kiis ja mina olen Ristiku põhikooli liikumisõpetuse õpetaja. Täna oleme siin ja vaatame, kuidas oleks võimalik tööõpetust lõimida erinevate õppeainetega, näiteks kehalise kasvatusega või siis kunstiõpetusega või matemaatikaga. Kõige lihtsamad moodused ongi need, mis on minu meelest kõige paremad. Me lähtume sellest, et õpilane on kodus distantsõppel ja tal ei ole mitte midagi. See tähendab seda, et tal ei ole kodus puurpinki, tal ei ole kodus lihvimismasinaid või mis iganes. Ja sellepärast me teemegi lihtsate vahenditega õppevahendid kehalisele kasvatusele, kus me oleme lõiminud siis kunstiõpetusega, ajalooga või matemaatikaga. Ja mina siis näitan hea õpetaja Jürgo tehtud vahenditega, kuidas neid reaalses elus kasutada, mis harjutusi teha, kui palju teha, et te oleksite ka karantiini ajal paremas vormis. Ja ega siin midagi, hakkame ka pihta ja kui me teeme, siis me täna teeme niisuguse asja nagu võimlemiskepp või siis võimlemisõppevahend, kuhu saab võimelda. Ja selle jaoks me kasutame ajalehte, teipi ja siis erinevat värvi markereid. Ja midagi muud keerulist ei ole, võtate vana ajalehe, keerate te rulli, kui te tahate, et oleks ajaleht pikem või paksem kepina, siis võtate ka rohkem ajalehte, teete ta pikemaks või teete ta paksemaks. Teip, võtate teibi ja teibite selle kõik ilusti kenasti üle. Kui te olete selle ajalehe ilusti ära teipinud, siis saab siia peale väga edukalt liimida või kleepida või joonistada erinevaid asju. See tähendab, et kõigepealt ajaleht, teip, mis peaks kõigil kodus olemas olema ja siis saab teha võiblemisvahendi, mida kehalises kasvatuses kasutada. Ja nüüd ongi see, et kui me oleme selle võimlemiskepi valmis teinud, siis siia saab lõimida igasuguseid erinevaid asju juurde. Näiteks saab siia teha mustreid, mis on seotud peremärkidega või saab siia peale teha mustreid, mis on seotud erinevate rahvustriibustikega või saab siia peale teha värviõpetust. Näiteks saad teha, et ta oleks punane, kollane, roheline ja siis mis, kus öeldakse, värvid sealt kokku tulevad. Et tegelikult on erinevad võimalused, erinevad lähenemised, kuidas iga õpetaja nagu tahab seda teha. Ja selle puhul ongi see, et kodus on kindlasti olemas ajaleht, kodus võiks olla olemas ka teip või siis kui teipi ei ole, siis on lihtsalt pulgaliim ja see kokku liimida. Ja kui me oleme teinud selle võimlemisvahendi nagu valmis, siis tegelikult me tänasel hetkel, mis me siin praegu teeme, siis lõimime tööõpetust, lõimime kehalist kasvatust ja kunstiõpetust. Tegelikult ja selle juurde käib ka ajalugu, sellepärast, et võiks ju tegelikult rääkida, et kui me teeme mingeid mustreid, et mis sümboolika on näiteks, kuidas kunagi sümboolikat kasutati ja nii edasi ja nii edasi. Aga kõige olulisem selle puhul ongi see, et miks pärast lõimida erinevaid õppeaineid distantsõppel. Eelkõige sellepärast, et õppemahud oleksid natukene väiksemad. Ühe ülesandega suudame erinevates õppeainetesse teha niimoodi, et kõik õppeained saaksid kaetud ainekavalt kui ka õppekavalt, siis minu meelest see on kõige parem variant selle asja puhul. Sest et õpilasel jäi distantsõppel kohati liiga palju õppida ja seda nagu toodi tagasidena ja sellepärast me seda ka tegema hakkasime. Aga nüüd võtate markeri ja värvite selle ära. Aga mina olen juba oma võimlemise vahendi valmis teinud. Siin olen kasutanud erinevaid värviõpetust, siin mustreid ja annan, nagu öeldakse, teatepulga edasi liikumisõpetajale. Aitäh, Jürgo! Väga kaunis võimlemiskepp on. Siin on tõesti kõik erinevad spektri värvid on olemas. Eesti etnograafiast Muhu Männa tunnen ära. Aga see ei olegi praegu minu tunni juures nii oluline, kaunis pulk on, aga ma näitan siis harjutusi, mida selle võimlemiskepiga saab kodus teha. Et alustame sellise õlavöötme soojendusega. Tõstame ülesse ja langetame alla. Tõstame ülesse ja langetame alla. Tunnete siin tagumise asendis tunnete kohe, kuidas õlaliigesed nagu
liiguvad taha ja siit lähme kohe edasi. Võtad natukene harkse seisu ja teed küki. Proovi hoida käed niiviisi üleval, et see võimeskepp vaatab otse lae suunas ja kindlasti jälgi seda, et sul kannad maast lahti ei tule. Kui see liikumisulatus sul ei ole siia sügavkükini, see on okei. Kui sa suudad siiani teha, kannad on maast ilusasti, kepp vaatab ülesse, siis rohkem ei olegi vaja. Tuled ülesse, lähed alla. Ja tasapisi liigesed hakkad soojaks saama, keha hakkab varjuma, lähed allapoole. Nii. Jalad on täitsa soojaks saanud. Nüüd teeme natukene koordinatsiooni harjutusi võimlemiskepiga. Esimene harjutus on selline, sa võtad harkseisu ja hüppad. Harkseisus. Ja paned natuke tempot ka. Mis on hea selle konkreetse võimlemiskepi juures on see, et kui sa isegi siia peale astud, sa ei saa haiget. Võimlemiskepi puhul, puiskepi puhul võid isegi haiget saada. Nii, nüüd meil on 2 head asja kokku viidud. Nüüd me teeme sellist harki samavahetushüpet. Jah, hästi. Lähme maha. Võtame võimlemiskepi otse ülesse. Tuleme istesse tõusu. Põntame jalad. Jäime tagasi. Keerame ennast teistpidi. Õlgede laiuselt võtame võimlemiskepi ette. Ja toome kukla taha. Ja viime tagasi. Hästi. Võimlemiskepp juba tekitas pulsitõusu. Ja järgmiseks me teeme, kui Jürgo saab järgmised vahendid valmis, teeme järgmised harjutused. Annan võimlemiskepi tagasi autorile ja jään ootama järgmisi vahendeid. Meie vaatame, kuidas oleks võimalik lõimida matemaatikat, tööõpetust ja kehalist kasvatust. Ja tegelikult oligi niimoodi, et Ristiku põhikoolis oli teemaks võrdaarne püramiid ja mina oma tunnis tegin erineva suurusega püramiidisid. Ehk siis kõigepealt pinnalaatus ja siis pärast seda liimisin need ilusti kenasti kokku ja võtsin ja tegime tööõpetuse tunnis siis erineva suurusega püramiidisid. Ja see ongi niimoodi, et tööõpetuse tunnis me, kus öeldakse, kulutasime aega selleks, et matemaatikatunnis kuluks vähem aega. Ja kui me olime püramiidid valmis teinud, siis matemaatikatunnis arvutati nende ruumalasid, pindalasid, kõrguseid ja kui ta kõrgust hakkasid arvutama, siis oligi siin hästi hea. Ta said kohe, kus öeldakse, võtta joonlaua siia kõrvale ja mõõta, et kas see, mis õpetaja andis, kas see vastas tõele või mitte. Ja kui olid tööõpetuse tunnis tehtud püramiidid valmis, olid matemaatikatunnis välja arvutatud kõik, mis matemaatikaõpetaja tahtis, siis pidi tegema nendega ka kehalises kasvatuses erinevaid ülesandeid. Ja need ma nüüd annakski nüüd edasi õpetaja Vahurile. Suurepärane. Võtame siis jaad Kiisa püramiidid siit. Ja sätime nad põrandale. Paneme selline umbes 1 pöid vahe. Võib natukene rohkem, kuidas sul võimeks on. Ja nüüd me teeme selliseid liikumisharjutusi. Liikumisharjutusi, sammusagedus, kiirused, erinevad liikumisstiilid. Esimene harjutus on diagonaalne juurdevõtuga samm. Ja jällegi, suurepärane on see, et kui sul juhtub siin selline asi, siis ei juhtu mitte midagi. Saad ühe püramiidi uuesti teha lihtsalt. Ja harjutusi samast saad jätkata. Tippimine. Siin sa võiksid minna järjest kiiremaks. Ja otse välja jooks ja selgest tagasi välja, sisse jooks. Nii, nüüd ma ehitan endale siia väikse. Kairo lähistel on selline koht nagu Kiisa. Ehitan sellised püramiidide välja. Ja teen toenglamangus kätekõversi. Kui sa arvad, et sa päris toenglamangus ei taha teha, sa võid põlvitus toenglamangus olla. Ja tuled kunagi püramiidi tipuni ja teed kätekõverse.
kisapüramiidid on oma ülesande täitnud, tegid mu treeningu mitmekesisemaks. Lisaks tahaksin öelda, et kui vahendid ei ole, siis parim treeninguvahend on sinu enda keha ja fantaasia. Ja mina ütleks seda, et nagu te näete, on võimalik tööõpetuse tundi lõimida erinevate õppeainetega. Täna tõime näite matemaatika kehalise kasvatuse juures, aga samas me võime rääkida ajaloost, kunstiõpetusest, kirjandusest, inglise keelest, mis iganes. Et ole hea ja mõtle välja. 3, 2, 1 ja...